Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja teoloog Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Täna me räägime meediavabaduse teemal, nimelt meediaorganisatsioon Piirideta Reporterid on 2025. aasta pressivabaduse indeksisse paigutanud Eesti teisele kohale. Ja sellega tõuseb siis Eesti võrreldes 6. kohalt eelmisel aastal 4 kohta ülespoole ja edestab põhimõtteliselt kõiki teisi Euroopa Liidu liikmesriike, nii et Eesti on Euroopa kõige vabama meediaga maa, nii vähemalt ütleb Piirideta Reporterid, sellepärast et esimest kohta hõivab selles edetabelis Norra, kes teatavasti ei ole Euroopa Liidu liige. No palju õnne, Veiko, me oleme Euroopa esimesed meediavabaduses. Ma ei tea, kas me oleme ka sinuga sellele kuidagi kaasa aidanud siin nende saadete ja Objektiivi tegemisega. Vaata, ma ei ole kindel, et nad Objektiivi arvesse võtsid, aga see muudaks muidugi kogu seda meediapilti, kui nad põhiliselt näiteks Objektiivi arvestasidki, et kõige vabam meedia Euroopa Liidus. Aga ma millegipärast kahtlustan ja kardan, et nad on võtnud ikkagi midagi muud selle aluseks. Ja mis siis omakorda tegelikult paneb üldse õlgu kehitama esiteks ja küsima, et millega siis meil tegu on. Aga mis üldse puutub sellistesse edetabelitesse ja indeksitesse, kuhu siis paigutatakse küll riike, küll erinevaid, ma ei tea, asutusi, erinevaid valdkondi, siis mõtleme näiteks meie endisele peaministrile Kaja Kallasele, kes sai järjest erinevaid kõrgeid olulisi auhindu. Ma ei oska kõiki neid nimetada ega enam kokku lugeda, palju ta neid sai, aga iga natukese aja tagant tuli uudis, et jälle tal on mingisugune kas Euroopa või maailma auhind omistatud millegi eest. Ja samal ajal see, mida meie siin koduses Eestis tundsime Kaja Kallase peaministriks oleku ajal, ju oli täiesti karjuvalt vastupidine olukord. Et inimene, keda rahvusvaheliselt järjest tunnustati, hinnati, kellele igasuguseid medaleid kaela riputati, oli kodus äärmiselt ebapopulaarne. Ma ei ütle, et tal ei oleks olnud oma toetajaskonda, kahtlemata tal oli oma toetajaskond olemas, aga ikkagi tema valitsemise ajal, tema juhtimise ajal Eesti elu drastiliselt halvenes, inflatsioon, hinnatõusud, valimispettus, valelikud lubadused, mida ei täidetud, maksutõusud, ühesõnaga kõik see, et kuidas on siis võimalik, et samal ajal see sama inimene on rahvusvaheliselt sedavõrd auhinnatud, sedavõrd esile tõstetud, kui ta kodus on peaministrina, valitsusjuhina teinud kõike, mis vähegi annab teha, et omaenda inimesed vaesusesse lükata, viletsusse lükata, välja vihastada, neid lihtsalt mõnitada, solvata ja nii edasi. Et täpselt sama mulle tundub on ka selle meediavabaduse või pressivabaduse indeksiga mingis mõttes, et eks siis peab vaatama, et mis seal aluseks on olnud, millised kriteeriumid on olnud aluseks, aga kui me kodus tunneme, et meedia ei täida enam oma rolli, juba ammu ei täida enam oma rolli, mis ta peaks täitma. Räägime siin peavoolumeediast. Jätame praegu kõrvale erinevad alternatiivsed, maailmavaatelised, ka erakondlikud meediakanalid, mille olemasolu on ka hästi tähtis. Just nimelt selle arvamuste pluralismi esiletoomise mõttes, mis demokraatlikus ühiskonnas peaks olema. Aga võtame selle peavoolumeedia, mida on ju nimetatud ka hellitavalt demokraatia vahikoeraks ja millest tegelikult on minu arvates kujunenud selline režiimi ketikoer.
ma just olen kasutanud mitu korda seda kujundit, et selle asemel, et toimida demokraatia vahikoerana, haukuda seal, võtta sõna seal, kus me näeme, et valitsejad, kus režiim, kus süsteem rikub demokraatia põhimõtteid, teeb midagi valesti, mätsib midagi kinni, kus on mingisugune korruptsioon ja nii edasi, siis selle asemel pöörab see sama meedia vahikoer ringi ja hakkab ründama omaenda kodanikke, omaenda riigi kodanikke, omaenda lugejaid ju põhimõtteliselt, kes juhtuvad olema nii-öelda valedel seisukohtadel. Ühesõnaga, meedia on kaotanud meie demokraatias selle rolli, selle koha, mis seal peaks olema, selleks, et demokraatlik ühiskond saaks toimida. Ja ta on muutunud selliseks režiimi toetavaks, režiimi positsioone kinnitavaks ja kaitsvaks instrumendiks, mis lastakse lahti, mille kett antakse järgi siis, kui seda nii-öelda režiimi vastaste või dissidentide või mingisuguse alternatiivi väljapakkujate peal nagu vaja näidata, et ei saa midagi siin nii vabalt tegutseda. Nii et üldkokkuvõttes taandub see lõpuks sellele, et mis siis on nagu Eesti koht üldse demokraatia indeksis. Et võib-olla pannakse ka meid esikohale, sest me oleme globalistide ja sellise liberaaldemokraatliku režiimi neid taotlusi ja kavasid ja plaane nagu kõige edukamalt ellu viinud, vääriksime vast küll sellist ülemaailmset esikohta, aga tegelikult meie kodanikud, meie elanikud, meie valijad kogevad võimu võõrandumist ja seda, kuidas see nende heaks, vähemasti nimeliselt nende heaks loodud riik enam ei teeni neid. Ja täpselt samuti ka meedia, mis peaks seisma siis rahva poolel, ei teeni enam seda rahvast, vaid teenib kedagi muud. Jah, mulle tundub ka, et siin on kaks erinevat poolt, et ühelt poolt on see, et meil on kõikvõimalikud indeksid, demokraatia indeksid, pressivabaduse indeksid ja sõnavabaduse indeksid ja need indeksid tegelikult on oma olemuselt ideoloogilised. Need on pandud kokku kriteeriumite alusel, mis toetavad niinimetatud seda liberalistlikku revolutsioonilist maailmakorda. Ja nende indeksite järgi siis hinnatakse küll nagu näiliselt neutraalse mõistega, nagu pressivabadus või demokraatia, sõnavabadus, hinnatakse siis nende indeksite järgi neid asju. Aga tegelikult, mida nende indeksitega hinnatakse, on teatavas mõttes ikkagi ustavus sellele liberalistlikule maailmakorrale ja selle maailmakorra punktide järgimine. Et nendes indeksites on Eestil läinud päris hästi ja tegelikult see näitab seda, et kuivõrd hästi on Eesti suutnud sellele maailmakorrale alluda, kuivõrd hästi ta on suutnud tegelikult üles ehitada režiimi, mis jälgib selle liberaaldemokraatliku maailmakorra printsiipe. Ja teiseks, mulle tundub muidugi on see, et Eesti ongi teinud sellise, kuidas öelda, mul on tunne, et Eesti on nagu mingisuguse PR-projekti teinud, avalike suhete projekti teinud, et me oleme suurepäraselt suutnud nagu välja mängida mingisuguse kuvandi Eestist kui demokraatlikust riigist, kui sõnavabadust austavast riigist, kui pressivabadust austavast riigist, aga tegelikult mis seal nagu taustal on, et kui sa sees oled ja vaatad, mis toimub, siis pilt on midagi hoopis muud. Aga loomulikult selliste nii-öelda ideoloogiliste indeksite järgi läheb Eestil väga hästi ja tegelikult kõikide nende arvates või meelest, kes neid ideoloogilisi indekseid ei pea millekski või ei järgi neid, on see tegelikult suur ohumärk, et kohe kui Eesti saab kuskil demokraatia indeksis kõrge koha, siis kõikidel nendel, kes sellist sooroslikku, liberaaldemokraatlikku, revolutsioonilist, liberaalset režiimi ei toeta, nendele peaks kohe süttima ohutuli, et ahaa, siin on nüüd midagi tegelikult läinud väga
halvasti, kui selles tabelis on saadud kõrge koht. Ja mulle tundub natukene, et selle Piirideta Reporteri ajakirjandusvabaduse ja pressivabaduse teemaga on natukene sama lugu, et selles tabelis ikkagi ju troonivad nii-öelda meil kõik nii-öelda läänemaad, Norra esimesena, eks ju, siis tuleb Eesti, nagu mainitud, siis tulevad madalmaad, Holland kolmandana, neljandana Rootsi, Soome viiendana, kuuendana Taani, 7. Iirimaa ja 8. Portugal. Muidugi võib nüüd küsida, et mil viisil nüüd siis Eesti ajakirjandus on kõvasti palju vabam kui näiteks, ma ei tea, Soome ajakirjandus 5. kohal või 7. kohal Iirimaa ajakirjandus või 9. kohal Šveitsi ajakirjandus või isegi 11. kohal olev Saksa ajakirjandus, et mil viisil Eesti on siis nagu tõsiselt palju eesrindlikum ja vabam oma ajakirjanduse poolest. Ja siis ma natukene vaatasin neid erinevaid metodoloogiaid, mida on kasutatud. Siin ütleme niimoodi on hinnatud siis seda, et kas on olemas mingisuguseid majanduslikke sidemeid riigiga, mis on tegelikult väga huvitav hindamiskriteerium, et kui me nüüd vaatame seda, et Eesti meedia on saanud aastaid valitsuselt toetust ja on tegelikult olnud valitsuse toetuse lõa otsas pikalt juba peale koroona aega kohe, siis tekib üldse küsimus, et vabandust, et kuidas siis sellist asja ei pandud tähele, et kui meil on meedia, peavoolumeedia, mis saab tegelikult valitsuselt otsest rahalist toetust, see on ju otsene side valitsusega, siin on siis räägitud ka mingisugust favoritismist, räägitud sellest, et kuidas siis mitte riiklikud mõjutajad võivad mõjutada ajakirjandust nagu majanduspartnerid, nagu reklaamiostjad ja nii edasi ja nii edasi. Et selline suhteliselt nagu üldine hinnang, aga vaadata seda pilti, mis Eestis on, siis peab tunnistama küll, et kuulge, aga me oleme ju põhimõtteliselt oma 2-3 sellise peavoolumeedia tasandil põhimõtteliselt täiesti, vaata, et peaaegu valitsusest sõltuv. Et Delfi meedia maja on saanud pikalt valitsuselt toetust, Postimees on saanud oma venekeelse väljaande tegemiseks miljoneid valitsuselt toetust ja siis meil on tegelikult riiklik meediakanal ERR, mis on üldse valitsuse ja riigi poolt üleval peetud. Et millisest nagu sõltumatusest me tegelikult siin nüüd ikkagi räägime, et mulle tundub küll, et seda ei ole osatud hinnata vähimalgi määral seda sõltumatuse aspekti. Ja siis loomulikult vaadatakse seda, et kas on mingeid riigipoolseid sunnimeetmeid, et kui vabalt ajakirjanikud saavad oma mõtteid avaldada ja kas riik kuidagi survestab neid ja kas neid ajakirjanikke pannakse vangi ja nii edasi. Seda tõepoolest Eestis ei ole, aga kui me nüüd vaatame seda, kuidas ikkagi peavool edastab tegelikult täiesti vabatahtlikult ja süstemaatiliselt nagu riiklikke narratiive ja riigi poolt heaks kiidetud sellist nagu ideoloogilist pilti ERR eesotsas ja teised peavoolumeedia väljaanded järgemööda, siis me tegelikult võimegi ütelda, et aga kas siin on üldse mingisugust survestussuhet enam otseselt vaja, sellepärast et peavoolumeedia ja selline riiklik maailmakorraldus või selline liberalistlik maailmakorraldus on teineteisega niivõrd orgaaniliselt läbi kasvanud, et põhimõtteliselt on tegu nagu sama organismi erinevate elunditega ja nad töötavad sama eesmärgi nimel ja viivad ellu seda sama poliitikat, sama maailmavaadet, et siin ei olegi teatavas mõttes enam mingisugust riiklikku survet vaja, kui tegemist on sama organismiga. Ja ma arvan, et see on hästi oluline tähelepanek, et ei olegi vaja hinnata või otsida neid sidemeid ajakirjanduse ja täitevvõimu ehk siis valitsuse vahel, mis on ka kahtlemata olemas.
ja täpselt need samad toetused, mida sa mainisid, no ma ei tea, võib-olla see aasta need toetused on ära kukkunud ja siis sellepärast Eesti meedia ongi selles pressivabaduse indeksis tõusnud teiseks. Ma ei tea, kas see võis olla üks alus, miks me oleme platseerunud siis teisele kohale selle konkreetse indeksi järgi. Aga tõepoolest, et meil ei ole vaja otsida selliseid formaalseid rahastusi või sellist, ütleme, valitsuse suunist täitmist, mis on võib-olla mingisugusel varjatud ja selles mõttes raskesti hinnataval kujul olemas, seda on raske tõendada. Küll aga me peame rääkima sellest, mida Peeter Helme, kes oli ka mõnda aega Postimehe peatoimetaja, on nimetanud liberaalseks baaskonsensuseks. Ehk siis see on see ühine maailmatunnetus, ühine selline maailmavaade, selline liberalistlik maailmavaade, millel muidugi tõelise liberaalsusega ja ka tõelise demokraatlikkusega ei ole mingit pistmist, see on teatud selline ideoloogiline hoiak, ideoloogiline suund, mida siis ütleme suurem osa või ajakirjanike enamus jagab ja ta jagab seda koos meie poliitilise eliidi ja riigi ametnikkonnaga ja selle tõttu ei olegi enam ajakirjandusel võimalik täita oma seda demokraatia vahikoera ülesannet, ehk siis hüpata ja haukuda siis, kui asjad on valesti läinud, sest seal, kus on võim, seal on kindlasti ka korruptsioon, mitte siis ainult võib-olla rahalise korruptsiooni mõttes, aga ka sellise moraalse riknemise mõttes. Noh, võime tuua näiteks, eks ole, Marko Mihkelsoni Reformierakonda kuuluva siis poliitiku pildistamisskandaali, eks ole, mille väljaanne Postimees küll justkui tõstatas või justkui mainis seda, aga see summutati väga kiiresti ära, seda Eesti meedia nagu pikemalt üldse ei käsitlenud, nii et on võib-olla isegi õigus nendel, kes ütlesid, et see oli selline kontrollitud detonatsioon, ehk siis sooviti nagu üks asi avalikkusele ette tuua korraks, aga mitte kasutada seda ära siis selle poliitiku või tema erakonna kahjustamiseks, vaid vastupidi, et siis nagu teeselda sellist nii-öelda probleemi ära markeerimist, aga eesmärgiga pühkida see vaiba alla. Et just siin oleks pidanud tegelikult sõltumatu meedia, ehk siis peavoolu ajakirjandus, kui ta idee poolest on sõltumatu riigist ja poliitikutest ja ka äriringkondadest, just siin oleks pidanud see demokraatia vahikoer hakkama haukuma, pööraselt haukuma, isegi hammustama, kui vaja, aga me nägime, et seda ei juhtunud. Vastupidi on tehtud küll paljude või päris mitmete opositsioonipoliitikutega, keda siis materdatakse päevast päeva, puhutakse igasuguseid skandaale ja skandaalikesi ülesse, mis siis näitab tegelikult seda, kuidas see meedia kui nagu ühtne selline kompleks tegutseb unisoonis, tegutseb siis nii-öelda ühe eesmärgi nimel tõrjuda kõik võimalikud tõelise alternatiivi pakkujad, opositsionäärid sellele olemasolevale režiimile, materdada neid, rünnata neid, kahjustada nende usaldusväärsust, nende legitiimsust valijate silmis ja siin me näeme, kuidas tegelikult kogu see peavoolumeedia on ju põhimõtteliselt, täiesti ühemõtteliselt režiimi tööriist. Ja see tõesti ei pruugi olla niimoodi, et nüüd, ma ei tea, Stenbockist lähevad välja mingisugused suunised ja käsud. Ehkki ma olen kuulnud seda ka, kuidas vähemasti mingitel aegadel on juhtivate väljaannete peatoimetajad kokku kogutud ja siis neile ka mingit juhtnööre antud või mingisugust briefinguid tehtud täitevvõimu poolt. Neid detaile ma täpselt ei tea loomulikult, aga me näeme, kuidas meedia nii-öelda vabatahtlikult tegelikult siis oma sellise, ma ei tea, korporatiivsete huvide alusel on kokku kasvanud ja läbi põimunud selle olemasoleva režiimiga, eliidiga, poliitilise eliidiga, majanduseliidiga, seistes siis sellise ühtse löögirusikana
kogu selle süsteemi teenistuses, noh, mistõttu just nimelt selliste indeksites mainimine on nagu, noh, tekitab sellist kognitiivset dissonantsi, et noh, tõesti see, mida väidetakse, et meil on vaba meedia, et meil on pressivabadusel Euroopa Liidus nagu esimene meedia ja siis see tegelikkus, kui inimene vähegi süveneb sellesse, kuidas tänapäeval Eesti meedia toimib, mida ta teeb, mida ta vahendab, kuidas ta vahendab, millist kõverpilti ta edastab mingitest asjadest. Et noh, ma kirjutasin ju ka Objektiivi artikli sellel teemal mõned päevad tagasi ja tõin seal välja ühe vana nõukogudeaegse anekdoodi, kus siis ameeriklane ja venelane võtavad mõõtu selle üle, et kumma riigi ja kummas riigis või kummas süsteemis, siis Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit, kummas siis on rohkem vabadust ja ameeriklane siis ütleb, et meie võime kritiseerida täiesti vabalt oma presidenti, ilma tagajärgi kartmata. Ja siis venelane lööb rinna kumme, ütleb, aga meie võime ka kritiseerida teie presidenti ilma tagajärgi kartmata. Ja no ütleme, selles mõttes on see tähendusrikas anekdoot, et praegune Eesti meedia võib ju ka tagajärgi kartmata kritiseerida Ameerika presidenti, mida ta suure mõnuga ju teebki, eks ole, et Donald Trump, kes esindab seda nii-öelda populismi ja paremäärmuslust, need on need sildid, mida siis on ette löödud, templid, otsa ette löödud inimestele, kes siis nagu lahknevad sellest niinimetatud liberaalsest demokraatiast, mis ei ole ei liberaalne ega demokraatia. Et jaa, meie meedia selles mõttes on tõesti vaba, et ilmselt otseselt mingid seadusandlikke piiranguid, mis nagu seda meediat piiraks mingil viisil, teeks teda sõltuvaks seal riigi võimust nagu nähtaval viisil, et seda ei ole, aga samas need inimesed, kes seal toimetavad, kes seal midagi kirjutavad, kes seal asju avaldavad, kes on seal toimetajateks, arvamustoimetajateks näiteks, et need inimesed tegelikult väga hästi teavad ära, mida sa saad lubada, mida sa ei saa endale lubada. Nii et ja ma tahaks veel ühele huvitavale asjale juhtida tähelepanu, et võime selle üle arutada siin saates edasi, et kui me näeme, kuidas Eesti meedia on ka maailmavaateliselt küll natukene nüansseeritud või ütleme, et siis meil on üsnagi vasakpoolne, vasakradikaalne Eesti Päevaleht ja võib-olla võime rääkida kogu sellest Ekspress grupist, portaalist Delfi, Eesti Ekspressist, Maalehest, need väljendad, mis sinna kuuluvad, aga eriti Eesti Päevaleht on siis selline punalipuline väljaanne, eks ole, arvamustoimetaja peaks seal olema Krister Paris, aga Postimehes on siis nagu teistpidi natukene praegu valitsuskriitiline, et seal pigem ilmuvad siis erakonna Isamaa, kas nüüd otsesed reklaamtekstid, aga ma ei tea, Reinsalule, Isamaa esimehele tehti seal lause eraldi saade, aga ütleme, see suunitlus on siis natukene nagu opositsiooniline, aga kui me tuleme näiteks julgeoleku teemade juurde, siis on Eesti meedia rivistub nagu üks mees sellele õigele positsioonile, eks ole. Ja seda me oleme läbi aastate näinud ju teistes küsimustes ka. Oli see kooseluseaduse vaidlus ühiskonnas või debatt nii-öelda, et kuidas siis meediaväljaanded rivistusid nagu kellegi nähtamatu dirigendi taktikepi järgi õigele joonele ja pooldasid siis sellist revolutsioonilist sammu ühiskonnas või võtame siin, ma ei tea, immigratsiooni teema või Rail Balticu või mis iganes sellise suurema teema, mis on olnud siin viimase 10 aasta jooksul Eesti ühiskonda kas siis lõhestanud või vähemasti mingeid vastakaid tundeid tekitanud ja me näeme, kuidas nagu üks mees, see meedia esindab ikkagi sellist nii-öelda režiimi truud vaadet või õiget vaadet, isegi kui ta nagu näiliselt lubab mingisugust kriitikat, niimoodi hillitsetud kriitikat teha, nagu ütleme Postimees praegu teeb, positsioneerides ennast valitsusvastasena või ütleme valitsuskriitilise väljaandena ja samas režiimi truu väljaandena.
Ja see liberaalne baaskonsensus on igati hea mõiste siin rääkimaks sellest meedia joondumisest, et tõepoolest, kui me vaatame Eesti meediapilti, siis meedia joondub kõikides olulistes ideoloogilistes küsimustes ühele joonele. Olgu ERR, olgu Postimees, olgu Luige meedia, Delfi, Eesti Päevaleht, nii edasi. Kõik, kogu Eesti meedia jälgib ühte tervikut, et tegelikult kui me vaatame seda vaba ajakirjanduse indeksit, siis me võime ütelda seda suures pildis täpselt samamoodi. Et kui me vaatame nagu Norrast, ma ei tea, Saksamaani, kõik nende esikümnesse kuuluvad maad, kõik on Lääne- või Põhja-Euroopa maad. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas see ajakirjandus tervikuna on tegelikult kõikidesse olulistesse nii-öelda siis, ma ei tea, maailmavaatelistesse küsimustesse suhtunud, siis tervikuna plokina nende maade ajakirjandus, mina julgen väita, on alati joondunud sellele samale joonele, sellele ühtsele liberaalse maailmavaate konsensuse joonele, nii nagu Eesti ajakirjandus seda tegelikult ka teeb. Et tegelikult see indeks, võiks ütelda, ajakirjanduse ja pressivabaduse indeks, võiks öelda, mõõdabki teatas mõttes minu arvates seda liberaalse baaskonsensuse nii-öelda joondumist, et kes on kõige paremini joondunud sellele joonele. Ja vaatame nüüd ükskõik millist suurt küsimust, no ma ei tea, alustame sealt kas või Trumpi esimesest presidentuurist, kuidas teda maha tehti igal pool, kuidas teda maha tehakse praegu näiteks kõikides Lääne-Euroopa lehtedes, kuidas suhtuti näiteks, ma ei tea, Brexitisse omal ajal, kuidas oli šokk kogu liberaalse konsensuse maailmavaatele, kogu Euroopale, kõikidele päevalehtedele, kuidas seal väljendati šokki selle üle, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust. Koroona küsimus, nii, need meediaväljaanded, kõik on olnud põhimõtteliselt kampaaniaasutused, massiivse kampaania vahendid koroonaperioodil, et nii Eestis kui kõikides nendes niinimetatud pressivabaduse riikides. Ja võtame siis nüüd selle, ma ei tea, kas või mõne julgeoleku küsimuse näiteks ja samamoodi jällegi Ukraina küsimuses kõik nende maade kõige olulisemad väljaanded joonduvad sellele samale liinile, sellele välispoliitilisele liinile, mis sarjab ühelt poolt Trumpi, kes tahab rahu Ukrainas, aga ja õhutab edasi näiteks sõda, õhutab edasi seda, et Ukraina peab nii-öelda siis jõudma niinimetatud õiglase rahuni ja räägib abistamisest ja räägib sõjavõidust olukorras, kus Ukraina on põhimõtteliselt hävimas ja kaotamas seda sõda. Selle asemel, et rahu teha, õhutatakse sõda juurde. Et need on need sellised, kontrollküsimused või ideoloogilised kontrollpunktid, kus kogu selle meediavabaduse indeksi tipp käitub ühe mustri alusel. Mitte ainult Eesti Vabariigis, vaid igal pool. Ja siin me näemegi, et tegelikult ju üks selline liberaalne plokk lihtsalt, mis on siin ära toodud, et ega siin kui me nüüd vaatan seda näiteks muuseas, et siin on Saksamaa ajakirjandus 11. kohal meediavabaduse indeksis, siis muuseas, koroonaperioodil võin ütelda, oli Saksa ajakirjanduses Bildis ja Weltis vägagi häid, peavoolu ajakirjanduses vägagi häid kritiseerivaid lugusid riigi koroonapoliitikast. Seal anti sõna mitmetelegi koroonapoliitika kriitikutele ja mitmed nendest artiklitest on tõlgitud, parimad nendest on tõlgitud ka Objektiivis ära, et sel perioodil saksa keelest otse, nii et me avaldasime neid artikleid või tegime siis artiklitest ka ülevaate. Ja millegipärast on Saksamaa platseerunud 11. kohal, et väga huvitav areng. Et ma arvan, et see meediavabaduse indeks mõõdab põhimõtteliselt lihtsalt ideoloogilist truudust ja ideoloogilist sellist joondumist ühele liberaalsotsialistlikule liinile. Jah, kui
tulla nüüd selle mitmekesisuse pluralismi teema juurde korra tagasi, mis on ju tegelikult hästi oluline, kui me räägime pressivabadusest, ehk siis me peaksime nägema vaba meedia puhul tõeliselt neutraalselt ja objektiivselt hinnatud vaba meedia puhul siis sellist mitmekesist või väga, väga erinevaid arvamusi, erinevaid suunitlusi, et noh, et mida me siiski võime ka Ameerika Ühendriikide meedias ju näha täiesti, on seal olemas, noh, Fox News, võib-olla veel mitmed teised väljaanded, küllap ka Euroopa meedias. Aga kui me nüüd Eestisse tuleme, eks ole, et me räägime, et me oleme siin auhinnalisel teisel kohal selles indeksis ja lausa auhinnalisel esimesel kohal, kui me räägime Euroopa Liidust, et siis me ju tegelikult peavoolu väljaannete puhul me ei näe ju sellist suurt maailmavaatelist pluralismi. Et enne ma mainisin, eks ole, et Postimees on võtnud sellise natukene valitsuskriitilise hoiaku praeguse, ütleme, Reformierakonna juhitud koalitsiooni suhtes ja võib-olla, eks seda teatavat kriitikat ju näeb ka võib-olla teistes väljaannetes, aga jah, põhimõtteliselt nad ju ei erine üksteisest, et nad on selle sama baaskonsensuse teenistuses, nad joonduvad nende samade nii-öelda jutumärkides väärtuste järgi ja püüavad siis neid edendada, aga sisulist sellist debatti, sisulist vaidlust selle üle ka Eesti meedias ju ei ole. Võib-olla lääne meedias kusagil on, ma ei tea, lihtsalt ei jõua ju haarata kõikide siin Euroopa suuremate riikidegi meediat ja hinnata siis, et kui sisuline see nii-öelda maailmavaateline debatt on, eks ole, ühiskonna arengusuundade üle, et millise suuna peaks nüüd ikkagi Euroopa ühiskond või erinevad Euroopa riigid võtma, arvestades oma ühiskondlikke vajadusi ja rahvuslikke huve. Et aga Eestis me ju kõike seda ei näe. Mida me näeme? Me näeme ju ainult seda, kuidas meedia, kogu meedia, peavoolumeedia ju sisuliselt tegeleb siin selle nii-öelda üksmeele meisterdamisega. See on ka üks selline termin, eks ole, mis on tulnud kasutusele iseloomustamaks siis meedia käitumist, et üritatakse ühiskonnas luua üksmeelt, sellist kunstlikku üksmeelt või kas nüüd kunstlikku, aga üritatakse siis ühelt poolt seda liberaalset baaskonsensust ühiskonnale pähe määrida, aga et ka olulistes poliitilistes küsimustes me kodanikena, lugejatena, elanikena mõtleksime ja saaksime asjadest aru ühtmoodi. Et alles siin üks päev oli Postimehes intervjuu riigi peaprokuröriga ja siis esitas Postimehe ajakirjanik sellise küsimuse, et peaprokurörile, et millal ometi alustatakse menetlust Riigikogu liikme Varro Vooglaiu vastu, kes olevat siis väljendanud mingisuguseid venemeelseid seisukohti just Ukraina sõja küsimustes, ühesõnaga seisukohti, poliitilisi seisukohti või vaateid, mis ei lähe kokku sellega, kuidas meie sellest asjast aru saame. Ma arvan, et see oli ajakirjaniku poolt ka natukene provotseeritud või selline meelega reljeefselt sõnastatud küsimus, aga põhimõtteliselt, kui ajakirjanduse esindaja, siis ajakirjanik, ajakirjandusväljaande töötaja esitab riigi peaprokurörile küsimuse, et millal ometi te hakkate inimeste suid sulgema kriminaalmenetluste abil, just nimelt, kes väljendavad seisukohti, mis lähevad vastuolu riigi poliitilise kursiga, antud juhul Ukraina küsimuses. Seda loetakse nii eksistentsiaalseks, et siin ei tohi olla lahkmeelt, siin ei tohi olla teistsuguseid seisukohti. Et see on üks väga selge näide sellest, kuidas siis meedia ei tegutse ju sugugi mitte vaba ühiskonna huvides. Selle huvides, et ühiskonnas oleks esindatud erinevad arvamused, et me vaidleksime ja arutaksime sisuliselt nende erinevate poliitiliste seisukohtade üle, vaid ta esitab nõudlikult küsimusi riigi peaprokurörile, et millal ometi prokuratuur võtab need dissidendid ette. Ja see lähenemine on tegelikult ju üks ühele Nõukogude
meedia väljaannetega võrreldes, et täpselt seda sama ju tehti seal nõukogude ajal. Et kui võtta need ette ja muidugi nõukogude väljaanded loomulikult ei olnud ju mingid iseseisvad väljaanded, nad kõik ju praktiliselt nii üleliidulised kui ka kohalikud vabariiklikud väljaanded olid ju sisuliselt kommunistliku partei väljaanded või siis selle allorganisatsioonide nagu Komsomol väljaanded ja nad esindasidki sõna otseses mõttes siis nõukogude võimu, nõukogude režiimi, mille juhtivaks jõuks oli siis kommunistlik partei ja neil oli siis täielik pressivabadus tõstatada selliseid küsimusi, et millal siis me hakkame neid dissidente kinni panema, kellel siin lastakse nagu tegutseda, millal me siis need viimased erimeelsused ära kõrvaldame ühiskonnast ja me näeme, kuidas seda mustrit korratakse praegu olukorras, kus siis Eesti on väidetavalt pressivabaduse poolest jõudnud teisele kohale. Ja seda ei tee ju siis mitte poliitikud, kes siis nõuavad oma poliitiliste konkurentide kinnipanemist või kõrvaldamist, vaid seda teevad ajakirjanikud, ajakirjandusväljaanded, tõstatavad neid küsimusi selles stiilis. Nii et me ei saa küll rääkida siin sellest, et meie peavoolumeedia seisaks vaba ühiskonna ideaalide kaitsel, vaid ta seisab millegi muu huvides, kellegi huvides, isegi on täiesti läbipaistmatu ja arusaamatu, eks ole, keda nad otseselt siis esindavad, millised on need mehhanismid, kuidas siis sellised positsioonid sünnivad ajakirjandustoimetustes. Jah, see liberaalne baaskonsensus on kindlasti siin oluline mõjutegur, aga ma ei välista seda, et tegelikult ka see on niisugune kuulu jutt, mida me ilmselt kõik oleme kuulnud, et tegelikult on süvariigil ehk siis julgeolekuasutustel ja mingitel muudel võib-olla teistel riigiasutustel nii-öelda omad inimesed ka ajakirjandusväljaannetes tööl, kes siis tegelikult ongi need, kes nii-öelda vajadusel aktiveeritakse nagu nii-öelda uinunud agendid, pannakse mingeid küsimusi küsima, mingisuguseid probleeme tõstatama just sellist võimule sobivas võtmes. Nii et tegelikult see on ka see külg, mida nagu igasuguste pressivabaduste indeksite koostamisel on väga raske arvesse võtta, et kuidas sa nagu hindad seda, et kui suur hulk Postimehe ajakirjanikest teeb koostööd aktiivselt Eesti erinevate julgeolekuasutustega? No tegelikult vist ei ole väga sellistesse okultsetesse allikatesse vajagi minna, et kui ma vaatan näiteks Postimehest ja löön selle lahti, siis kes seal figureerib, on Postimehe aasta arvamusliider Rainer Saks, kes on Välisluureameti endine peadirektor. Ja igapäevaselt tema kirjutab raporteid Ukraina sõjast ja suunab ja mudib arvamust ühte suunda ja räägib meile pidevalt kogu aeg siis sellist Stratkomi nägemust Ukraina sõjast niimoodi. See ei ole lihtsalt suvaline autor, ta on Välisluureameti endine peadirektor, ehk siis ühe jõustruktuuri endine peadirektor. Samamoodi kommenteerivad seal julgeoleku ja riikliku taustaga Erki Koort ja Meelis Oitsalu neid sündmusi. Nii et tegelikult on ju võetud ka selliselt propagandalt ju igasugune mask maha Ukraina sõjaga ja süvariik ja Stratkom ongi astunud täiesti välja, ongi hakanud tegema nagu sellist avalikku kommunikatsiooni. Et siin on nagu vähemalt see väga selgelt Postimehes ette näidata. Ja kui me vaatame nüüd laiemalt muidugi kõiki Eesti meediaväljaandeid, siis me ju näeme, et Eesti meediaväljaanded teevad tellimustöid, teevad konkreetselt, joonduvad ühele joonele. Ma ei tea, kas või ühes küsimuses, tõesti sa mainisid siin juba seda, kuidas erinevaid dissidente üritatakse kimbutada. Olgu siis mainitud ka see, et kuidas näiteks sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks ja Objektiivi portaali on portreteeritud Eesti meediaväljaannetes. Postimees veel mõned aastad tagasi, kui selle peatoimetajaks oli praegune Riigikogu esimees Lauri Hussar, tegi pika käsitluse Objektiivist kui Vene narratiivide puhtaks pesijast ja nii-öelda narratiivipesu vahendist Eestis.
pikalt laialt analüüsiti meid terve lehe raames, ka juhtkiri oli pühendatud Objektiivile. See oli selline vaata, et nagu peaaegu frontaalrünnak ühe konkreetse väljaande vastu, eks ju, et mis erines selgelt peavoolumeedia narratiividest, nagu Objektiiv on alati seda teinud. Ja loomulikult meie kohta on Delfis ja Luige meedias valetatud, kirjutatud, ma ei mäletagi mitu artiklit meie kohta seal on vorpitud, kuidas me oleme kuidagi seotud rahaliselt kas Venemaaga, kuidas me oleme seotud, ma ei tea, Prantsusmaaga ja Poolaga rahaliselt. Kõik need artiklid on olnud kas täiesti valed või siis avaldanud mingeid asju täiesti vale rakursi alt tendentslikult. Ehk siis põhimõtteliselt on ette võetud selline süsteemi tellimustöö konkreetse nii-öelda vastase vastu, kes on kritiseerinud süsteemi. Ma pistan vahele, et sul pidi ju Prantsusmaal loss olema. Ja, no peaaegu. Tahad sellest rääkida lähemalt kuulajatele? Kindlasti, et enam-vähem selline, ütleme niimoodi, et mul ei oleks midagi selle vastu, kui mul oleks Prantsusmaal loss ja ma oleks tegelikult Prantsuse royalistide käepikenduseks Eestis, et minule need sidemed väga meeldiksid, ütlen ausalt, aga see ei ole kahjuks niimoodi, et ma pean veel pingutama päris palju selleks, et Prantsuse royalistide kõneisikuks Eesti Vabariigis saada, et see kahjuks ei ole sinnamaani veel jõudnud. Aga sa vaatad seda nali naljaks, sa vaatad nüüd seda tohutut nagu sellist tellimustööde hulka, mis juba nagu meie vastu siin viimasel 10 aastal on tehtud Eesti peavoolumeedias ja sa lihtsalt, kui sa oled ju ise sees ja tead, kuidas asjad on ja tead, kuidas tulevad rahad tulevad annetajatelt, meie headelt annetajatelt, kelle toel muuseas me teeme ka seda raadiosaadet siin loomulikult, aitäh teile, et nendelt tuhandetelt inimestelt, kes on meie tööks oma vahendeid andnud, ka väikeannetajatelt, loomulikult eelkõige väikeannetajatelt, et tead, kuidas need asjad on ja siis vaatad, et see on ju täielik vale, mida räägitakse, valetatakse, tehakse lihtsalt süsteemi nii-öelda avalikku kommunikatsiooni ühe opositsioonilise väljaande ja rühma vastu. Ning me võime ju mainida siin ka seda, millise hitpiisiga tuli välja Delfi vahetult enne valimisi 2 nädalat Prigožini skandaal, eks ju, et kuidas EKRE olevat mingi viisi pidi seotud Prigožini rühmitusega ja Venemaa eriteenistustega ja nii edasi. Kõik puhas väljamõeldis, kõik puhas jama. Ja näed, et see režiimi ajakirjandus tegeleb sellega, ta töötab sellisel viisil, et ta teeb neid strateegilise kommunikatsiooni erioperatsioone süsteemi kriitikute vastu. Ja selles vallas muuseas ei erine Delfi, ei erine Postimees, ei erine ERR, et ütleme niimoodi, et kuigi Delfi on olnud see peamine ründav vahend, siis Postimees on kajastanud neid asju, samamoodi on ERR kajastanud neid asju, nii et jällegi peavoolumeedia on tervik sellise režiimina või tervik rühmana joondunud lihtsalt ühele liinile ja kui vaja, siis teeb koostöös süsteemikriitikute vastu operatsioone. No ja see ongi see, mida ma nimetan siis režiimi ketikoeraks olemiseks, et täpselt seda nad teevad, et Delfist tuleks ju või siis Ekspress Grupist tuleks esile tõsta sellised isikud nagu Martin Laine või Herman Kelomees, kes on, seal on terve rida muid ka, eks ole, kes siis põhiliselt toodavad sellist sisu oma väljaannetele, kus siis mille abil saab rünnata konservatiive, tõelisi patrioote ja eestimeelseid inimesi, kellele siis üritatakse selliseid valeväiteid külge kleepida. Näiteks toon oma tagasihoidliku isiku siin võtan jutuks, et tänavu kevadel ilmus ka seal vist Eesti Ekspress, lõpuks nad jõuavad sinna Delfi portaali ju kokku, need lood. Ilmus seal mingisugune suur lugu seal
Vene mõjuisikutest Eestis ja oli seal joonistatud mingisugune ring, selline skeem, kus siis oli rida näopilte, minu oma ka sealhulgas ja siis tõmmati jooni sealt ühe näo ja ühe isiku juures teise juurde, noh, millised on need sidemed ja suhted nende vahel. Ja mul jäi täiesti arusaamatuks, et mis kriteeriumi alusel mina olen nagu sinna sellele nii-öelda jutumärkides autahvlile pannud, et ma ei tundnud neid inimesi, välja arvatud seal tõesti üks inimene, Varro Vooglaid, keda ma ju aastaid tunnen, aga teisi inimesi isiklikult ei tunne, enamusega ei ole mitte kunagi kohtunud, võib-olla keegi on jaganud mõnda mu sotsiaalmeedia postitust Facebookis, aga kas see on siis nüüd alus selliseks seostamiseks, et selle nii-öelda jutumärkides autahvli ülesanne ju ikkagi hoiatada nii-öelda korralikke kodanikke selliste kahtlaste kujude eest. Ja see ei olnud mitte ainult ühel korral, vaid nad kordasid seda illustratsiooni mingis teises loos ja vajadusel ma olen kindel, nad kasutavad seda läbivalt kõikides lugudes, ilma et oleks mingit selgitust või mingisugust põhjendust sellele, et miks siis seostatakse. Ma isegi mõtlesin korra pöörduda pressivabaduse nõukogusse selle asja pärast, aga kuna seal istub ühe nii-öelda kohtunikuna jutumärkides siis Eesti Ekspressi peatoimetaja, et mis mõtet on siis, eks ole, tema enda väljaande vastu siis pöörduda nii-öelda pressivabaduse nõukogusse ja taotleda mingit õigust sealt. Me näeme selle näite varal ja paljude muude taoliste näidete varal, kuidas tõepoolest tegutsetakse mitte ajakirjandusena, mitte tõe välja selgitajatena, vaid just nimelt mingisuguste süvariiklike või riigi kommi ehk siis strateegilise kommunikatsiooni asutuste käepikendusena, viies siis neid projekte ellu. Kahtlemata Prigožini skandaal enne 23. aasta Riigikogu valimisi, mis tuli ju ka Ekspress meedias, eks ole, kõigepealt välja, et see käekiri on niivõrd iseloomulik, et see näitab sellist süvariiklikku sekkumist või süvariigile tellimuste tegemist või täitmist, et süvariik tellib, nemad siis täidavad, viivad ellu. Ja muideks veel üks aspekt, millest ei saa mööda vaadata, et mida tuleks ka selles saates kindlasti ära mainida, et portaal Delfi teeb ju täiesti ametlikult koostööd Metaga ehk siis Facebooki omava organisatsiooniga faktikontrolli valdkonnas, niinimetatud faktikontrolli valdkonnas. Ja nendel inimestel on siis meelevald ka tavaliste kodanike postitusi kontrollida, panna sinna mingisugune linnuke juurde või nad üldse maha võtta, kuulutada see väärinfoks, häbimärgistada, juhul kui tegemist on sellise postitusega, mis ei sobi praegusele liberalistlikule režiimile. Ameerika Ühendriikides on nüüd see olukord muutunud seoses Donald Trumpi administratsiooni võimule tulekuga ja seal siis Facebooki juht Zuckerberg on teatanud, et sellisest asjast loobutakse, aga Euroopa Liidus kehtivad omad reeglid sotsiaalmeediale ja tundub, et nad siin ei ole seda faktikontrolli maha võtnud, nii et ütleme siis veel kord meie vabale meediale, ühele väidetavalt vabale meedia väljaandele, tema töötajatele on antud ametliku lepinguga õigus sekkuda tavaliste kodanike sotsiaalmeedia postitustesse ja loomulikult ka organisatsioonide sotsiaalmeedia postitustes, võtta neid maha, panna mingid märgid juurde, häbimärgistada neid, kuulutada valeinfoks, see on sisuliselt tsensuuriaparaat, tsensuuri instrument, mida kasutatakse siis nii-öelda selle vaba mõttevahetuse piiramiseks, siis kui need postitused lähevad üle teatud piiride ja seal ei pruugi üldsegi olla tegemist mingisuguse väärinfoga ja isegi kui oleks tegemist väärinfoga või mingisuguste väärfaktidega, et siis ma ei tea, tuleks ju vaielda nendega, teha vastupostitusi ja et ühiskonnas on debatt, mitte niimoodi, et me nagu piirame inimeste vaba eneseväljendust. Tsensuuri meie riigis ju põhiseaduse kohaselt teatavasti ei ole.
selle all muideks mõeldakse riiklikku tsensuuri, et see ei puuduta siis erameedia tsenseerimist iseenda poolt. Et noh, lõppude lõpuks ka sinul ja Objektiivi peatoimetajana on meelevald Objektiivi sotsiaalmeediakanalite üle, et noh, keda lubada sinna kommenteerima ja keda mitte ja kui mõni seal hakkab laamendama nii-öelda piltlikus mõttes, et siis saab ju ka inimest piirata loomulikult ja see õigus on tegelikult kõigil meil, eks ole, kellel on sotsiaalmeediakontod, kui meil ei meeldi mingisugused kommentaarid meie oma privaatse selle postituse all, siis meil on täielik õigus nad ära kustutada või blokeerida neid inimesi. Aga kui me räägime ikkagi sellisest riiklikul või ühiskondlikul tasemel mõttevahetusest, vabast debatist, et siis ma ei kujuta ette, kuidas, et üks meediaväljaanne omab sellist meelevalda, et tal on õigus sekkuda sotsiaalmeedia postitustesse, tal on õigus antud siis mingisuguse kokkuleppe lepingu alusel siis tegutseda niimoodi, et inimene võib saada isegi bloki sellise postituse eest, mis siis väidetavalt nende hinnangul ei ole sobilik. Nii et noh, ka see on selline väga negatiivne näide, kui me räägime siin vabast ühiskonnast, vaba ühiskonna ideaalist, vaba meedia ideaalist. Noh, räägime, see lihtsalt asetub samasse ritta kõigi nende muude näidetega, kus me näeme praeguse Eesti peavoolumeedia sellist koostööd riigi julgeolekuasutustega ehk siis süvariigiga, nagu seda nimetatakse, riigi propagandaasutustega, riiklike selliste propagandapunktide levitajad, nimetame seda siis nii-öelda strateegiliseks kommunikatsiooniks ehk siis riigi sõnumite kõlama panemiseks ja näeme, kuidas siis see meedia usinalt võtab osa sellest, et siis manageerida sellist üksmeelt ühiskonnas, et siis noh, nii nagu Nõukogude ajakirjandus ju tegelikult selle üks peamisi ülesandeid oli samamoodi edendada siis seda maailmapilti, mida partei pidas õigeks, ühendada Nõukogude kodanikke selle ühe ideoloogilise suuna ümber, koondada neid, täpselt sama me näeme praegu selle niinimetatud vaba meedia puhul ja loomulikult keegi ju ei piira nagu seda vabadust, et meil Eestiski tekiks nagu üks selline väljaanne, mis oleks oma sisu poolest tõeliselt konservatiivne, aga mis siis ei oleks enam selline alternatiivväljaanne, ütleme nagu Objektiiv, vaid mis suudaks muutuda selliseks peavoolu väljaandeks, mida ka sellisena aktsepteeritaks. Et loomulikult, kui raha on, kui on tegijaid, ajakirjanikke, inimesi, keda sinna tööle võtta, et siis on loomulikult õigus ja vabadus sellist väljaannet luua. Aga noh, praktikas me näeme ilmselt ka sellisel puhul üsna kiiresti katseid sellist väljaannet kontrolli alla võtta süvariiklike struktuuride poolt. Ja kui siin ka mõni ärimees, kes annetab siin teatud erakondadele või erakonnale või toetab rahaliselt ka mingeid muid väljaandeid, me näeme, kuidas teda menetletakse ühest menetlusest teise. Räägime siin Parvel Pruunsillast näiteks, aga ka sellise konservatiivse meedia puhul võib tulla vabalt selliseid olukordi, kus annetajad tegelikult hirmutatakse ära ja sellist väljaannet ei lastagi sisuliselt tekkida. Nii et noh, ainus alternatiiv praegusele peavoolumeediale ongi see väike hulk, ütleme käputäis selliseid internetiportaale ja mingeid kanaleid, mis on nendega seotud, mis siis lasevad ühiskonda natukene teistsugust vaatenurka, natukene teistsugust lähenemisnurka. Ja noh, hea, et selline on olemas, aga see on kaugeltki ebapiisav. Nii et noh, kui me kõik selle arvesse võtame, siis no mina ei tea, kes üldse võiks seal pressivabaduse indeksis esikohal olla või esimeste hulgas olla, aga no Eesti, ma arvan, seal küll ei saaks ega tohiks olla.
Jah, kui me räägime üldse, mida Eesti meediapilt vajaks, siis tõepoolest ma sekundeerin siin, et kahtlemata vajaks Eesti meediapilt praegu sellist, kuidas ma siis ütlen, konservatiivset, autentselt konservatiivset, aktuaalset kaamerat, sellist portaali, sellist vahendit, mis põhimõtteliselt jõuaks kõikide inimesteni ja oleks võimeline ka avalikku arvamust vormima, täpselt samamoodi nagu seda on vormitud süstemaatiliselt ühismeele kujundamise abil viimased 20-30 aastat siin Eesti iseseisvusperioodil peavoolumeedia poolt. Ja see oleks nüüd üks asi, mida tõepoolest teha, et me tekitaksime sellise portaali, et me oleme tegelikult käinud ka siin alternatiivportaalide inimestega koos ja mõelnud, et mida võiks teha, et kas oleks mingit pinda sellise nii-öelda ühisportaali loomisele, aga pean tunnistama, et see väikesed portaalid on ikkagi maailmavaateliselt niivõrd erilaadsed ja partikulaarsed, et mina ei usu, et nendest mingisugust suuremat portaali kokku saaks ja väljendasin samamoodi seda seisukohta meie kokkusaamistel, aga tõepoolest, mida me tõesti vajame, on konservatiivne aktuaalne kaamera, mis jõuaks igal õhtul põhimõtteliselt inimesteni ja vormiks, annaks pilti maailmast, mis oleks tõepoolest siis konservatiivne ja ideaalis muidugi vasturevolutsiooniline, aga vähemalt konservatiivne. Ja see on nüüd asi, mida on tegelikult tehtud ära Ungaris. Seda millegipärast ma vaadangi, kus on Ungari oma pressivabaduse poolest, aga tegelikult kui me vaataksime Ungari meediapilti, siis seal on tõepoolest suudetud teha seda, et on loodud mitmedki reaalselt konservatiivsed väljaanded ja ma olen ise teinud intervjuu Ungari suursaadikuga, Ungari parlamendi spiikriga, siis ma olen teinud intervjuu Ungari välisminister Peter Szijjártóga ja igal pool on kõlanud nende suust üks väide, et tegelikult on Ungari pressivabadus just nimelt see, mis peaks olema ühes lääne demokraatlikus riigis, eks seal on vägagi suured liberalistlikud meediamajad, mis töötavad süstemaatiliselt Orbani valitsusele vastu, aga selle tasakaaluks on ka selgelt konservatiivsed valitsuse poliitikat toetavad meediamajad ja need on ostetud ära suurte nii-öelda siis valitsusele lähedal olevate isikute ärimeeste rahadega, täpselt nii nagu peabki olema, on tehtudki sellised suured meediamajad, mis töötavad konservatiivse arvamus sellise keskmena ja uudiste keskmena. Ja see on meedia paljusus, see on reaalne pluralism, mitte see, et kõik meediaväljaanded laulavad ühte laulu ja on režiimi osised. Ei ole. On olemas valitsuskriitilised meediaväljaanded ja on olemas need, mis tõepoolest siis toetavad konservatiivset maailmavaadet, nii nagu Ungaris. Et sellise asja poole, kui me tahaksime üleüldse reaalsest meediavabadusest rääkida Eesti Vabariigis, siis sellise Ungari mudeli poole peaksime me tegelikult jõudma ja Postimees ei täida seda auku ära kohe, kindlasti mitte. Postimees ei ole selline autentselt konservatiivne väljaande kohe üldse mitte, kuigi paljud seda selliseks peavad ja ta ise ennast sellisena esitleb, aga Postimees seda tühimikku ei täida. Nii et tegelikult see on üleskutse ka kõikidele inimestele, kes mõtlevad võib-olla finantseerida Eestis meediaväljaandeid, et sellist väljaannet meil tegelikult oleks vaja, selline väljaanne tuleks meil tegelikult luua ja siis me võiksime rääkida reaalsest pressi- ja sõnavabadusest Eestis. Aga meie saateaeg hakkab vaikselt lõppema, sa tahtsid seal midagi lisada? Ja, et saada konservatiivset aktuaalset kaamerat, selleks peavad konservatiivid võitma valimised. Aga küsimus on selles, et kuidas võita valimisi, kuni veel ei ole olemas konservatiivset aktuaalset kaamerat. Et see on see kana ja muna küsimus, mille üle tuleb siis ilmselt meil kõigil nagu põhjalikult mõtiskleda. Aga peaküsimus on ikkagi see, et kuidas ka Rahvusringhääling sisuliselt täidaks oma funktsioone ja oma ülesannet, olles siis
neutraalne ja sõltumatu, mitte selline revolutsiooni avangard nagu praegu. Absoluutselt, see on üks peamisi küsimusi ja sellist rahvusringhäälingut, nagu meil praegu on, meil tegelikult vaja ei ole. Me oleme sellest ka rääkinud nendes saadetes. Aga tõepoolest, meie saateaeg hakkab lõppema ja Veiko, ma tänan sind selle diskussiooni arutelu eest. Ja, aitäh kutsumast! Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Siin mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri ja meie oleme eetris, kui jumal annab, siis ka järgmisel nädalal. Kõike head ja kuulmiseni! Objektiivi raadio.